et märgake, mõelge, kuulake, küsige. Kindlasti see ebaõnnestub, kindlasti kolistate mööda ämbreid, sest me teeme seda iga päev, aga lihtsalt märgake. Teeme Andresele suure aplausi, aitäh sulle, aitäh tulid. Ja mina tahaks rõhutada lihtsalt seda, et kõik see, mida me ütleme, sellel on suur mõju ja kõik me eksime, see on kindel ja lihtsalt homme on jälle uus päev, saame jälle uuesti proovida ja olla homme paremad, kui me olime täna. Nii et lihtsalt harjutame ja praktiseerime ja siis me olemegi paremad suhtlejad. Aili! Ma tuletaksin meelde seda süsteemide teemat, et meil on erinevad süsteemid, kus me tegutseme, on see pere ja sõbrad ja tuttavad ja kolleegid. Ja me saame neid kõik ise valida. Tegelikult me saame valida, kus me oleme. Ja kui me oleme need valinud, siis tõenäoliselt need on meie jaoks olulised süsteemid. Et tegelege sellega ja hoidke neid suhteid. Et kõik on meie enda kätes. Ja Martina! Ja siis lõppude lõpuks ka sõna Abele. Ja, et pakkisime siis seda vestluskultuuri natuke lahti, et tegelikult see ei ole ju keeruline, eks ole. Aga nagu Toivo juba alguses demonstreeris, et ka sõrmedega niimoodi tegemine tegelikult ei ole ju keeruline, eks ole, aga hakkad tegema ja on keeruline. Ja kõiki neid asju, mis me siin arutasime, eks ole, et mida selleks tegema peaks, et mind kuulatakse, see on praktika. Ja kuigi ma oma praktikat alustasin juba 24-aastaselt, ma ikka veel praktiseerin ja mind ikka veel ei kuulata. Et siin on tööd ja tegemist küllalt. Miks küsida küsimusi ja miks mitte küsida miks küsimusi, oli ka üks asi, et võib-olla te täna juba küsite natuke vähem, et miks sa siia tulid ja võib-olla natukene neutraalsemaid küsimusi saab küsida. Ja mida teeb minu keha, nägu, minu hääle toon, mida ma sellega tegelikult öelda tahan ja ka arvestada selle meie partneri konteksti, eks ole, et kas tal on aega minuga sügavat vestlust pidada või ta tahaks võimalikult kähku ära minna. Ja arvestada sellega, sest tegelikult ei pea ju keegi meid kuulama. Kui nüüd päris aus olla. Ei pea ju. See ei ole ju mitte kellegi kohustus. Arvestada sellega, et teinekord meid ei kuulata, aga meie saame anda endast parima, et me kuulame teisi inimesi. Ja nagu ma loodan, et me ka korduvalt rääkisime, et me oleme küll coachid ja me seda iga päev harjutame. Ehk et kuidas paremini kuulata, kuidas paremini küsida küsimusi ja samuti ka oma kehakeelega paremini suhelda. Et kuigi me harjutame, aga ma arvan, et me oleme siiski võimelised ennast kokku võtma selleks coachingu ajaks. Et kui tegelikult keegi soovib päriselt kuulata või päriselt proovida, et mis tunne on see siin, kui siin tegelikult ka kuulatakse, et siis võib-olla võib tegelikult mõelda ka coachi kasutamist. Ja, aitäh!